Esimesel kursusel õppisin vabasid kunste. Kõik on vaba, tee mis tahad, lammuta või ära lammuta või keegi ei saaks nagu seal öelda, mis on õige, mis on vale. Ja siis kuidagi ma sain aru, et ega ta ikka päris väga vaba eriala ei ole. Ma mängin peas alati sellist mängu tihti, et kui ma kuskile sõidan, kuhugi välismaale, kuhugi kaugemale, et kui juhtub selline moment, et võt sa tagasi enam ei saa minna. Võt nüüd on kõik kuidagi maailmas midagi nagu kategooriliselt juhtus, nüüd sa oled siin, kus sa siis maandusid, on ju. Et siis, millest siis nagu oleks kahju või mis siis, et elu jääks seisma või näed mul kodus juured ja kodu ja fotod ja ma ei tea, mis iganes veel ninni, nänni ja mingisugused asju, on ju. Et siis tegelikult ma alati mõtlen, et see ei loe ju mitte midagi. Seni, kui sul on käed, jalad otsas, siis sa oled vaba. Siis sa võid üles ehitada uuesti maailma või uuesti oma elu, ükskõik kus oled sa siis, ma ei tea, Aafrikas või Alaskal või kus iganes, on ju. Et siis ma tunnen, et seni, kuni mul on terve käed, jalad liiguvad, et siis ma olen nii-öelda vaba. Kui ma kaugemal olen, siis ma olen rohkem patrioot, mul on see ka tunne. Loomulikult läheb, muidugi siin on tore elada, aga mõtlen, et ma olen nii halb näide, et ma olin nii väike. Ei saa mitte midagi aru, mis siis toimus. Ma ei mäleta sellest ajast õieti midagi, kui siin, kui ma vaatan filme ja kurb muusika ja silm läheb märjaks samamoodi, aga mulle nagu see ei jõua mulle kuidagi raku tasandile või seda ei ole füüsiliselt minu nagu kehas olemas. Et see on info, mida ma raamatust nii-öelda loen, filmist vaatan. Ma ei tunneta seda, kuna ma pole pidanud selle puudumist nii-öelda tajuma õieti. Jaak sundis mind siin joonistama, kuna see kivi on nii kuramuse raske. Et tavaliselt ma ikkagi nuian ta käest väiksema kivi endale stuudiosse, kus ma saan tekitada oma mõnusa atmosfääri, oma pesa, täpselt tean, kuidas ma panen temperatuuri, kuidas ma pausitan, kuidas ma söön, mis iganes. Siin ma pidin paratamatult leppima kõikide nende oludega, mis mulle siit pakuti. See oli väga raske minu sisemisele vabadusele, et siis ma pidin rakendama neid meetodeid, mis ma nii-öelda kooli ajal või ülikooli ajal, et ma lihtsalt isoleerin ennast kõrvaklappidega sellest nii-öelda ruumist ja üritan siis nagu ära unustada, kus ma olen, et ma saaksin nagu rahulikult keskenduda. Et ühelt poolt see võib tunduda võib-olla selline keeruline või aeganõudev protsess. Mina jälle olen seda tunnetanud, et selline ülim lihtsus ja minimalism on muidugi veel äärmiselt keerulisem, et tegelikult kuhugi maani sa saad oma sellise realismi ikkagi ära õppida. Ma olen seda meeld, et isegi inimest tänavalt, et kuhugi maani sa saad ta nagu õpetada ära, et selles mõttes ma ei arva, et see midagi sellest väga eriskummalist või keerulist oleks. Aga tal on mingisugune teine esteetika või teine selline võlu, et seda ongi nagu keeruline edasi anda, et sa pead vist selle sees olema pikalt, siis sa saad sellest esteetikast ja sellest mõnust aru, et sa üritad. See ei ole kunagi ju realistlik, mis tuleb välja. Ükskõik, kui täpselt sa üritad joonistada, kui täpselt sa üritad maalida. Sinna jääb see inimese viga sisse, mida ma ise kaifin tegelikult, et võib-olla need, kes ei ole nii ninapidi sees, nendele tundub siuke väga täpne, et oi, nagu foto. Aga mina jälle kaifin seda, et ma ei suuda lihtsalt, ma ei ole masin, et ma ei suuda teha fotokoopiat ja see ongi see nagu mõnu selle asja juures, et ma üritan, annan maksimumi, aga sinna jäävad need vead sisse ja see on nagu nii lahe tegelikult, aga ju see on, ma ei tea, natuuri osa, et ma olen seda võrrelnud sellise meditatsiooniga võib-olla, kuigi ma ei ole mitte kunagi mediteerinud ja ma arvan, et ma ei saaks sellega kohe kindlasti hakkama ka, et teine, millega võrrelda võiks, on sadomasohism võib-olla, et see nõuab seda, et sa hoiad kohati hästi pikalt hinge kinni ja siis jälle vahepeal hingad ja siis jälle hoiad hinge kinni, et hästi täpselt teha, et käsi ei väriseks ja et selline ja veel kõige mõnusam mõnes mõttes, närvesöövalt mõnusam olnud see, et kui sa teed ühte tööd hästi palju järjest, et sa saad ühe töö valmis ja alustad seda sama tööd jälle nullist ja teed jälle seda, siis sa teed jälle seda ja sa teed seda niimoodi 6 aega järjest.